Tere, tahtsin täna sulle natukene rääkida eneseabi rituaalidest. Ja vaata see sõna juba, see eneseabi rituaalid ütleb hästi palju, et see on midagi, mida me teeme iseenda heaks. Ja kes on meile kallim kui meie ise? Mitte keegi. Pole teist sellist siin maailmas, on ju? Et iseenda eest tuleb ikka hoolitseda, et kui me saame hoolitseda iseenda eest, siis me saame hoolitseda ka maailma eest ja anda midagi maailmale. Enne me ei saa, on ju. Minu eneseabi rituaalid põhinevad kõik üldiselt Ajurveeda tarkustel. Ja Ajurveedas tegelikult öeldakse sedasi, et umbes 50% erinevatest tervise probleemidest saab juba nii-öelda nende eneseabi praktikatega vältida. Nii et vaata, see on väga-väga suur protsent, on ju. Et tegelikult me saame väga palju ise ära teha. Ja kõige parem eneseabi praktikatega alustada on just praegu. See tähendab seda, et praegusel ajal, kui õues on hästi soe ja selline värske ja sellist mõnusat loovast energiat on, siis tegelikult miks see praegu on just hästi hea aeg, et keha omandab ja omastab seda kõige paremini ja võtab seda kõige paremini vastu. Ja sinu jaoks on ka see, et sa saad teha seda kõike sellise kerguse ja sellise mängleva rõõmuga, et see ei muutu sulle selliseks koormavaks ja ebameeldivaks. Ja tegelikult just neid eneseabi praktikaid on just kõige rohkem vaja selleks, et oma päeva rahustada ja endale luua sellist mõnusat olemist, et ärevuse asemel olla lõdvestuses päeva jooksul, on ju, et uni tuleks, et sinu päevas kõik laabuks, et sa valiksid õiged asjad omale päeva, siis seda kõike on tarvis eelkõige just sügisel, talvel, aga kui sa praegu hakkad juba neid praktikaid tegema, siis sügiseks ja talveks sul on kehas selline mõnus harjumus ja see saab sinu selliseks loomupäraseks tegevuseks, aga praegu on lihtsalt hästi mõnus ja hästi toetav aeg ise sellega alustada. Ja üldiselt Ajurveedas neid selliseid igapäevaseid enesepraktikaid nimetatakse ka igapäevaseks selliseks kehapuhastuseks või detoxist. Detox on selline kaasaegne populaarne sõna, et meie enda keha vajab tegelikult igapäevaselt hooldust ja puhastust. Ja selleks ei pea sa varuma iga päev, ma ei tea, 2 või 3 tundi, et piisab 15-20 minutist, et midagi juba ära teha ja omale üht-teist paika panna. Ja tavaliselt arvatakse, et sellised eneseabi praktikad on tohutult suur enda pushimine, aga tegelikult mina olen alati seda meelt, et kõike tuleb teha sellise suure mõnu ja naudinguga ja see, mida mina sulle õpetan, on ka selline hästi mõnus ja võimas nagu selline nagu naudinguline tegevus, et sa hakkad seda armastama ja sa hakkad selle järgi isegi igatsust võib-olla tundma. Minuga on vähemalt küll niimoodi läinud, et mingid teatud tegevused on mul ilma milleta ma enam ei saa ja absoluutselt igale tegevusele sa võid veel oma mingisuguse sellise väikse armsa rituaali juurde lisada. Aga miks ma seda kõike räägin? Sellepärast, et järgmisel nädalal, 17. juunil me alustame sellise väikese 5-päevase online eneseabi rituaalide kursusega, kus me siis iga päev teeme eneseabi rituaale, et ma jagan sinuga töötavaid ja toimivaid eneseabi rituaale ja räägin täpselt, kuidas sa neid teeksid ja mida sinna nagu lisada. Ja see on selline 5-päevane veebikas, teeme selleks Facebooki gruppi ja seda saab loomulikult järgi vaadata ja kuna suvel on kõike hea nii-öelda kinnistada ja me lõpetame muideks selle kursuse 21. juunil, millal on pööripäev. Pööripäev on eriti sihuke hea aeg, et kõik kinnistuks ja kõik nagu töösse panna, on ju.
et siis pööripäeval on just eriti hea üks rituaal teha selleks, et see kõik tööle hakkaks, on ju. Ja muideks, see kursus jah, on selline hästi hea, lihtne ja selle osalus on ka üsna sümboolne, ainult 15 eurot ja minu eesmärk on nagu see, et tõesti kõik saaksid endale sellise väikese vungi sisse, et iseendaga tööle hakata, et see on hästi oluline, et igal aastal, kui me Indiasse Pachakarmat läheme sügiseti tegema, et siis on ka hästi oluline, et inimesed teeksid neid eneseabipraktikaid, eks ju, ja nendega seda taset säilitaksid ja seesama eneseabipraktikate selline mõju on igal ajal sinu elus oluline, sellepärast et see lihtsalt aitab sul olla kogu aeg sellisel mõnusal, heal tasemel oma tervisega ja oma hea suhtes iseendaga ja need aitavad ka õpetada sul oma keha kuulama igapäevaselt. Nii et see on absoluutselt väga vajalik oskus, nii et 17. 21. juunini ootan sind osalema meie kursusel. Et kõik on oodatud, kõigile jõukohane ja mina olen päris kindel, et me varsti kohtume, sellepärast et see on lihtsalt nii äge ja vajalik oskus ja tegevus igapäevaselt. Oled oodatud. Tšau!